Aga tere tulemast Discgolfi kanalisse. Hakkame siin vaatama Eesti paarismeistrivõistlusi. Minu kõrval on siin Jako Känd, mina olen Oskar Tiirmann. Tere! No tere! Mis meid siis ees ootab? Oleme jälle Alutagusel ja Eesti paarismeistrivõistlus Discgolfis ja 3. ring. Kohandatud parim ise, oluline ring. Ja divisioniks on meil MA2 jah, ja liiderpuulis vaatame, et tundub päris vihmane olevat, et ei tea sellest ilmast enam mitte midagi, mis toimus septembris. No see oli alles eile, et ega see seal on rebased väljas juba ja aga ei, ma arvan, et meestel siin lühikesed riided seljas ja väga selline, ütleme, kõige hullem ilm ei ole. Ja esimesena siis tutvustame Tõnu Naudi ja Margus Mägi. Kahe peale siis oli -2 neil. Teisena Roland Tammela ja Risto Pakkonen. Ühe viskiga maas ja -1. Kolmandaks meil on Markus Laanemets ja Taivo Pällo 0-ga. No parriga jah, et on nullis. Jah, parr on muidu võti. Absoluutselt. 3 paari on ja kohandatud parim ise ehk siis selline, kuidas ma ütlen, selline vähe teistmoodi formaat, et tiialalt valides ei saa ühe mängija nagu viset valida siis 3 korda. Just. Alustatakse siis rada 11 siin, et parr 3 ja 87 meetrit. See hea vanakooli Alutaguse see vana 4. rada. Oi, Ristol puutus kette või? No. Ja taustal ei näha, ketid liiksid. Kas sa maita? Kohe niimoodi alustame või? No kulla järgi. No Risto on ju teada tuntud see, kes käib nädalamängudel need topsi jahtimas ja tema puhul on täitsa oodatav. Nii, avavisked tehtud. Oi, Tõnu viskas lihtsalt forega läbi metsa topsi. Lihtne pördi. Jah. Ja kui sul siuke fore on, vaata, siis sul putti ei olegi vaja. No teistel meestel vist on ka siin päris lihtne teha, et kõigile pördid tundub ja avarada on edukalt tehtud. Jah. Ega siin see video päris kiiresti läheb, ega siin ainult parimaid viskeid näidatakse. Jah, et hoiame tempot. Rada 12, 101 meetrit. Parr 3. Jah, et Alutaguse rada on ikka selline kõigile ikkagi päris tuttav rada, et siin ei tohiks mingit üllatust kellelegi olla, et Arto enamus Eesti discgolfi mängijad on seal käinud mängimas ja tunneb seda. Pigem on, jah. Neid nagu une pealt on ju. Nii, väike tagur. Tundus natuke liiga kõrge olevat äkki või? Jääb lühikeseks. No pole hullu. Õnneks sõber ka veel viskab. Sõber jah, et paaris viskel on see meeldiv omandus jah, et. Kuidas sul paaris mängides on, et kui sõber viskab siukse Richardi, kas tuleb pinge peal ka või? Ei tule. Ma olen nii kogenud mängija juba, et pool sajandit mänginud siin. Kuidas sul endale? Tead, ei ka pigem ei tule, et kui tagasihoidlik 9 mängitud, et või 8 vabandust. Nii, kõigil selline, kuidas ma ütlen, et selline päris ringi ääres ei olnud, aga jah, see tundub siuke 18 või? Just, et annavad mingid võimalused, aga midagi ilusat keegi siin korda ei saada, et aga loodetavasti saavad parridega maha. Jah, tundub, et siin tuleb parri freimidust ja no vähemalt jäänud ühtegi stroke ära, mis nagu paaris mängides on pigem ikka päris hull viga. Päris oluline jah, et tundub, et siin on päris siuke tige andmine ka, et mehed on hästi nagu tulemused hästi lähestikku, et -2, -1, et siin iga siuke korv on väga oluline, et tuleb võtta. Just, et rada 13 ja parr 3, 90 meetrit. Siit saad minna nüüd vasakult või paremalt, et kumba pidi sa iganes eelistad. Mina mängin ka tavaliselt sealt paremalt poolt. No, taguri mängijad siis eeskäelt. No eeskäega viskad kuskile ei kuhugi pimedusse ja siis oodad, et sa saad sellest 2 puust mööda või ei saa ja üldjoontes sa ei saa. Jah, siin on ka jah päris pikada. Arts on okei. See oli vist sain. Pane üks magneet. Tundub meestel sellised. No, see oli õige kool, ma just tahtsin kommenteerida seda, et huvitav, kas tuleb 2 layup'i järjest või aga 1 rannib ikka. Et väga mõistlik on parimast viskest teha seda. jah, siin
see on nüüd Birdie-bot siin nendel, kes need on meil siin? Ei teagi nimesi. Oot, ei saanud aru ja mul läks nüüd praegu... Läheb jah, nii kiiresti, et kõik on sinises riietuses. Siin võib-olla tagasiside Discgolfi liidule, et vaata, arvestaks selle video kommenteerimise ka, et pangu neile need vestid selga nagu koolides on nagu, et... Algus käib valimine, et mis vesti saab vaata. Tõmbate loosi. Mis ringil, mis korvil oled. Nii, rada 14, par 4 siis, 195 meetrit. Ja see on see S-kujuline rada, et peab avada ikkagi päris kaugele jõudma, et siin... Jah, siin võtta Ristol on nagu eelis see, et kui see fore nüüd välja tuleb, siis sellega võib jõuda väga hästi. Ja, see tundub ilus mõttes. Natuke liiga kange. Kriips kange, jah. Aga see tundub hea. Jep. Võiks natuke hoida ka veel. Mängib käske ja vaata, mis võimalused teiseks viskaks on. See on kõige raskem ise, vaata, sul puu ees ja see on selline... Tead, et ei pane kätt sinna pihta, aga alateadvuses see on, et ei tõmba korralikult seda piset teele ikkagi. Tänu võiks ka kõik puud kohe. Vähemalt on fairway'l just ja sealt on juba paari lihtsam mängida. Ütleme nii, et ükski on oma avavissajaga kõige, nagu ütlen, väga heas kohas, et pigem... Ja, et vaata, kuna me mängime selle kohandatud enne, siis ongi ju tii pealt vist on korda mööda viskad enne. Ei viska, nad saavad visata, kõik saavad visata tii jala pealt, aga sa ei tohi kolmandat korda sa ei saa võtta enda visata. Tõsi. Ja, siis kolmas kord peab kindlasti viskama sul paariline, siis sul pole endal mõtet visatagi, sest sa... See oli jah, see mingi uus formaat seal tiimid MM-il mängiti ka samasugust, et aga see annab natukene rohkem sellist strateegilist lähenemist sellele ja väga mõnus. Et sa lähedki lootma, ütleme, et kui näiteks sul tuleb Oskar 2 korda välja, siis et lähme riski peale välja, et võtame sinu viskad ja siis tead, et kolmas rada on minule sobilik eeskäärada. No võt, kui me paaris mängime, vaata, siis seda ohtu õnneks ei ole, sest viimati, kui mina mängisin, siis äkki oli Covidi lõpp. Et ma ei ole 2 aastat mänginud, et me valime enamasti sinu kohad siin. No nii. Ilus. See oli paripääste, on ju? See tundub paripääste, jah, siin ei ka mõtlen. Tõnu ka samamoodi. Kõigil on selline paripääste pigem, et küll 5, 6, 7 meetrit, aga mehed saavad hakkama ja kindlalt parrid kirja jälle ja ei saa muutumatu, noh. Tasavägine. Niimoodi ongi tegelikult põnev vaadata, et kui ikka punktis ikka võideldakse. Aga rada 15 ja tikk sirge 99 meetrit. Et puu saad, siis ega siin allutagu see andeks ei anna sulle ja ta lööb sul minema sealt, aga sellest läbi saad, siis see on tegelikult magus pördi. Jah, siin rajal tegelikult on nii tagakäega on see auk olemas. See väike tunnel, et läheks õrnalt üle ja tuleb tagasi ja on võimalik ka eestkäega minna, siis natuke vasakult poolt samamoodi, et läheb õrnalt üle ja nagu meil siin näidatakse, see tundub... Ai, ikka sai selle viimase puu. Ja nüüd tuleb mingi maratoni jooks siin, ei ole, pane kätas. Täitsa soliid. Tundus väga hea rand olevat, jah. Pullik äärde ja päris kaugel olevat, et ei oska praegu hinnata videopildist, mis olla võib. No 20. Ise võtsid osa meistrikatest? Ei võtnud, mul on samamoodi see aasta sain mängida ainult... Oi, kui ilus! Head töö! Ja Taivo ja Markus siin siis... Lihtne pördi, tap in. Tõsta sisse. Ma see aasta sain ainult mängida Hispaanias märtsikuus ja kui maikuus läksin uuesti mängima, siis mingi ebamäärane õlavalu oli, mis lasknud mul see aasta rohkem üldsegi mängida ja ma ei mänginudki. Et täitsa nagu müstiline, et nüüd käin siin natuke arstide ja. Ega tasu punnitada, kui juba vigastus all on, et... Ja, et see hooegi nagu selles mõttes vahel, et aga see sai korraldada selle võistluse. Nagu ikka. Rada 16, par 3, 78 meetrit. On täpselt see rada, kus nagu, vaat siit võtan küll pördi. Aga see on jälle täpselt see, et sa saad selle ühe puu.
ja siis on nagu jama kui palju. No ta ei ole... Videopildist on see oluliselt lihtsam näeb see rada välja, kui sa sinna lähed, siis tegelikult need puud häirivad seal. Et väga aus par 3 on see. Et siin on kindlasti täpselt need peidetud puud, millest ei saa paraku mööda. Et... Laser, väga ilus. Viimane puu nagu. Aga see on vist ringi ääres on, jah? Ringi ääres kenasti, et saab talitada küll seal. Nüüd Tõnu läks andis väikse proovi, väga ilus. Pullik äär. Aga jah, võistlustest rääkides, et kuna meil on siis, mis me ütlesime, 21 september on täna. Et siis ütleks, et kuu aja pärast lähen siis sinna Unibet Arenale putivõistlusele. Olen nüüd ammu käinud, vaata. Teagi, kuidas läheb, et... No, mis ta seal läheb? Jah, et siin, kuna me kastis filmime, siis Enar siin täna kindlasti trenni annab, et siis ma lähen õhtul veel teen korraks soojaks, siis kuu aja pärast saab võistelda. Täpselt, hoiad sooja sees nagu, ja on hea minna selle pealt kohe. Just. Nii, siin tundub meil üks pördi tulevad Rolandi ja Risto poolt, et nii on. Nii. Ja seis on tasamägine, -3 ja -2, et... Ja, jagatakse esikohta. Rada 17, par 4, 154 meetrit. Või kui ilus. Siin vist saab iga raja kohta öelda seda, et nagu... No on tummine tegelikult, väga mõnus. Jälle, püsi fairway'l saad premeeritud, aga siin metsa lähed, siis no palju õnne, noh. Kuigi siin on vasakul pool on okei alla. Ja, nüüd on seal jah, see vasakul pool all on võetud need puid nii palju vähemaks ja seal vist ei ole ka enam seda OB joont, nagu vanasti oli, et ma mäletan ise, kui ma esimest korda Alutagusel käisin, oli 2014, et kui ma esimese sellise nagu treeningringi Alutagusel ära tegin, siis vaatasin, hoidsin peast kinni, et mis rada see on. No siin ei ole võimalik kusagilt pördisi võtta. Ja siis, kui läksid teisele ringile, siis vaatasid, oi, kuule, täitsa meeldiv nagu ikkagi on. Mingi selline müstiline emotsioon oli peale esimest ringi, et vaatasid, et no täitsa õudne, aga ütleme nii, et iga korraga õpid ju järjest juurde ja lõpuks on see nii peas, et kuidas visata. No siin võiks mõni pördi tulla nüüd. Jaa, no par 4 mängib ta tegelikult lihtsana, et... 154 meetrit, et siin korralik avavise, soliidne lähenemine ja puti sisse. Mitte mööda nagu siin kaadris. Mis ta meil keskmisena mängis? Vaatame. Rolandile ja Ristole teine pördi järjest ja teistele paarilistele parrid ja meil ongi liider vahetunud, Roland ja Risto. Ja rada 17 mängis 3,6, et kerguselt peaaegu et kõige kergem rada. Ja nüüd 90 meetrit rada. Oi kõnus. Jah, rada 18, par 3, 90 meetrit. Siia ka taustaks, et see on ka võrdlemisi lihtne rada, 2,8 meetrit keskmist tollel päeval. Väga huvitav tehnika. Käed visata kuidagi... Jah, ta on nagu kõik visked, nagu talle meeldib kõiki visked nagu natuke üle visata. Ja siis see ketas ikkagi loodetavasti tuleb tagasi, et päris hea siukse nähvaga läheb, et... Jah, tuts on. Nii, tuleb jälle fare võtta. Ei, see oleks hea. Pane sisse. Pane sisse, let's go! Ja, poist! No, 2-2 nagu. No, ei, ma saan aru, et ühe korra viskad sisse, aga sa viskad 2 korda ainult. Ja sa viskad nagu mõlemad korrad mingi, ikkagi nagu mitte nagu lähedalt, ikkagi päris kaugelt ja mingi puu tagant või seda peab tegelikult harjutama, see ei tule lihtsalt nii saama. Ei, muidugi, no see on selline väike selline... Mina üritaks forega puttida, siis järgmiseks oleks keskma ketast, et tagasi tulla. Oi, kui ilus. Milline vise Risto poolt. Pullik ääre peale, aga rada 1, par 3, 95 meetrit. Ja siin videopilt näitab ka, et tundub, et see korv on peaaegu samal tasandil kui see tiiala, kuigi tegelikult ta läheb seal ikka päris julgelt üles mäge. Ja tegelikult on ta ikka paras punnitane, et see 95 mängib pigem siuke 105.
teine ilus ise veel. Skip ka. Ringis ka, jah. Ei, no, see rada tegelikult ei ole nii lihtne, kui nad siin praegu selle näitavad. Hea, et ma ei mänginud. Ai, tegelikult ma tahtsin seal ju sellel võistlusel osaleda ja ma olin ju valitsev MA2 Eesti meister. Markus Tepiga tulime eelmine aasta jõulumäel endalegi üllatuseks Eesti meistriteks. Et kahju, et see aasta ei saanud osaleda. Praegust vaatad küll siin, et oleks pusinud seal top 10 kindlasti. Jah, täitsa reaalne, jah. Nii, kaks pördit ja Ristole ja Rolandile järjekordne pördi, 4. järjest juba ja juba 2 vahe neil. Rada 2, par 4, 170 meetrit, see on niisugune mõnus, alla vise ka vaata, et ümber nurga ja alla. Jah, see on selline, et sa pead ikkagi esimese viska suurt täpselt sinna sweet spoti ennast nagu paigutama. Millega viskad seda avaisat siis? Zone'iga ikka. Zone'iga, ma lähen ka putteriga küll. Kuna ma taga kätt mängin, siis ma lähen just üle minevat seda. Mul on okei sealt mäe nõlval olla, et sealt saab edasi. Ma üritan ka visata sinna eest käega sinna kuidagi, et siis. Siin, kus Risto praegu istud, et seal nagu olla ei tahaks vaata. No pigem ei taha. Pigem ikka kehv on seal. Risto pole hea mängija ja võib-olla. No Liverpoolis mängib juurde, siis ikkagi midagi on. Nojah, natuke on, jah. Vaat see oli kaunis ise. Ringi äärde ka just, 12-13 meetrit tundus olevat. No see on sellised viskad, vaata, kus sa nagu tahad, et nagu maapind nagu annaks seda lohisemist viskab pedal ja siis sa loodad, et ta nüüd teeb, on ju. No, ja kui sa loodad, siis tavaliselt ei tee, on ju. Vaat nüüd ei saa aru, kas Tõnu putib praegu või drive'ib ja? No pigem putib ikkagi. No jaa, katse on ju. Pullikas. Väike oda vist. Ei ole. Kore jah, päris huvitav flex oli. Täitsa jah, täitsa meeldiv. Ja ise läheb lahendama ka seda putti. Kuidas sul siuke reegel on, ütleme paaris mängus, et tahad sa esimesena visata, teisena visata, viskad, ütleme peale avadraivi, viskad sina või viskab sul paariline, et kuidas sul see nagu see? See nüüd oleneb jah, kellega ma paari mängin, et kui ma enda sugusega mängin, siis mul ei ole üldse vahet, kes esimesena, kes teisena, et kuna mul seda võistlusnärvi väga ei teki ja putti ma eelistan alati teisena teha, et kui paariline eksib, et ma ei taha seda lisapinget, et see putt on mul natukene kodusem nii-öelda element discgolfis. Aga kui endast natukene tugevam, aga siis ma alati eelistan seda, et ma lähen teen selle drive ennem, sest kui ma selle kaera panen, mis ma nagunii teen, siis mul on vähemalt lootus, et paariline päästab ära selle. Aga putin ma üldjuhul, kui on võimalus, ma putin teisena, et siis ei ole seda võistluspinget nii paarilisel ka. Et muidu oled hea mängija, hea putti, aga kui saaks sinna ringi äärde, aga paraku ei saa. Ma olen ikka aastaid rääkinud seda, et viige mind putile, küll ma selle ära teen, aga jõudmine on see keeruline variant. Aga par 3, rada 3, 93 meetrit, et siin magasime natuke maha selle tiiviskaga. Nii, Risto putib. Kõrge. Kõrge, jah. Eks ta oligi pool proovikad vist. No ikka päris kaugel ka, et seal on juba, aga siin täpselt 9 meetri peale ja siit võiks nagu, võiks üritada sisse saata. No, töötab foreputt ja tavaputt. Jah, ilus. Ja siin teine mees on ilusti 8 peal. Nii. Oi, tunduvalt parem putt ja ilus kirge ja kenad pördid. Ja seisud on jälle tasavälised. 6 olla, 5 olla ja 5 olla. Tihe revimine. Rada 4, par 4, 140 meetrit. Ja jah. No see võiks olla jah, kui see on 140 meetrit par 4, et siis võiks olla nagu kõigile jõukohane. No okei, me mängime ka alutagusel muidugi on ju 5 erinevat layouti seal, punased pandad, mustad draakonid, ma ei tea, konnad ja sinised kotkad ja kuldsed, ma ei tea, mingi karud või mis tal on kõik seal, et ei suuda seal, mis seal. Aga ma saan aru, et me mängime praegu seda sinist kotkast just. Jaa, see on kriips nagu sellisem, ütleme, lahjem layout või ütleme. No mitte lahjem, aga selline pikkused nüüd ei ole. Andestatav. Jah, et see sama rada vist on võimalik mängida ka ligi 200 meetrit. Nii, mis asi see oli, oda või? Just, nimetatakse küll.
kord on nagu läheb vare viskama, kus ta ketas keeras seal, et oi, no, kui see sinna jääb ka. jah. Nii, Risto väike varepõks ja Jah, loodetavasti lähenemine läheb õnneks ja saavad. No, ei hullu. Joone peale. Ja Roland puttimas. Teed, Pördi. Nii, siin ka ikka sees. Ka Pördi ja no siin ei tohiks ka olla probleeme. kas meil nüüd on Starframe või? Absoluutselt. Kõigile kenad Pördid ja no kus nüüd Käti kõlistamine jäi? Kus sai? tulevad. No oli, ilus. Ma just mõtlen 11. päev, vaata näed kõige ilusti kohta. Tulevad järgi. Jah. Aja par 5 jah. 5 rada. 5 rada, 73 meetrit, par 3. Ja siin see nurk on päris terav, et Ja, vaat see on täpselt siuke nurk, kus mina taguriga mõtlen, noh, 3 on hea siin. Et parega ma seda ära ei viska, ma arvan. Ta on ülesmäge ka ikkagi. Ja, kindlasti. Ja tagurit niimoodi üle minna on pigem keeruline. On tehta muidugi, aga sa oled seal paremal pool, täpselt seal, kus ketas praegu lendas. Ja see ütleme, see nurk ja kus see korv asub on ikkagi päris terav, et sa pead ikkagi suht ruttu hakkama seal juba üle minema see. Ja pikaks ei saa panna ka nagu täpiks. Meil on seal asfald ja... No see oli maasikas, see on nüüd parim tagur, mida üldse saab teha. Päris ilus. Ja nagu näha, siin korvist paremal on ikkagi siuke nagu järsak ja kallak, et sinna aidatatud. Siit ülarauas ja alarauas väike roll ja... Jah, need oksad seal on päris tihedad, et seal all ei taha olla, et siis ei ole sul mingit võimalust. Oi, ma tegin ainult nälja. Nii mööda visata on ikka uus no, jah. No nii. Roland lahendamas oma drive'i. Tuleb soolo või? Oli, kaunis. No jah, 5 pealt ikkagi ei tohi otsida. Kõike võib juhtuda. Minul on üks mälestus selline talutagus, vaid mis teine rada see kõrval? Mäetagus, pagan. Kus ma olin ise just alustav mängija ja siis nägin, et suured profid tulevad, seal oli Marko Kivi ja Punt oli seal. Ja mul on nii ere mälestus see, kus Marko vist nagu ei läinud kõige paremini see ringi, veits võib-olla pistov selle staabi juures saarelt saarele vise on ja kuidas ta selle 3 meetri puti alarauda tõstis. See oli nagu, korraks oli naljakas, siis sa vaatasid, millises staadiumist on, et oli veits kuri. Mul oli veits kahju pealest. No, Markoga on igast huvitavad juhtusid seal mäetagusel juhtunud, et see... Vaata peale Kivirada oli kunagi selline 70 meetrit. Ja üles võids. Selline videoklipp isegi olemas, kus ta putib seal, ütleme siis 6 või 5 korda edasi-tagasi. Ja ta on kõik korra peal ringi sees ja no ütleme pigem lähemal kui kaugemal, ütleme siis 5 meetri sees kogu ja putib edasi-tagasi. Ja ei saagi sisse, et see 6 või 7 seal, et mäletagi. Aga alati võite selle üles otsida ja... Aastad tagasi siis järelikult oli soomlastel eeskujuks ja? Jah, et Marko oli proff sinnamaani, Kivi oli sinnamaani proff, kuni ta siis, kui ta hakkas mängima peale seda ta siis. Taustal juba käib rada 6 ja par 469 meetrit. See võiks olla ka selline kõigile jõukohane pördierada. Sest sa viskad sealt tiialalt ülevalt alla ja... Tead, see on üks siuke rada, kus nagu... Ma ei tea mitte ühte korda, kus ma olen ainult ühe kettaselt saanud. See vise on kuidagi nii mõnus, et sa tahad ikka 2-3 tükki lasta. Väga äge on. Nii ringist väljas. No, mega putt. Jaa. Tap in ja... Jälle pördi. No, kõlistavad kette või kõlistavad? Jälle tuleb pördi raund. Jah, Starframe tulemas. Keegi puttima ei pea, me saame tõsta sisse. Ja Roland ja Risto on 4 rada enam lõppu 2-ga liidri kohal ja kullas kinni, et... Rada 7 ja var 4.
182 meetrit. jah. Ega siin tegelikult sellel ajal ongi, et kas viskad otse pikaks või lähed kohe sealt juba natukene nagu natuke vasakult juba varakult, et ei ole seal üldse probleemi, et teised visked on siin kindlasti olulisemad. Ta sinna alla auku jookseb kuidagi sinna vasakule. Just. Natuke lahjaks või? Ei, tuleb just edasi. Pigem ilus, jah. Super vise. Rahulik kontrollitud vise vaata, et hästi kena vaadata, et. Nüüd on vaja siuke tugev annukas ja nina alla suruda. No, et siit nüüd kaamera enne tahab teist kaamerat saada. Opati. Vaat samal rajal ma olen ka kunagi vist ka 10 aastat või rohkem tagasi olen ka visanud siis teise viske sinna 10 sentimeetri peale. Ma ei tea, kui palju sealt puudu jäi, et päris kihvt rada oli jah mulle. Ja. Nii. Roland ja Risto on siiski kuskil pahanduses. Oi. Hakkavad puid toksima. Nii, ja nüüd teevad juba kolmandat viset, jah. See ei ole hea märk, kui pead 2 oda järjest viskama. Nad on ikka koorist küll väga kaugel. Läheb parri päästmiseks isegi. Nii, meil on hea putti ja siin. Ja sisse. Näed, ta putib uue selle grammiga, vaata. Ahaa, ei pand, jah? Ja, see on see Tallinn. Oled ise puttinud või? Jaa, mul on olemas, mul päris meeldib see. Täitsa nagu mõnus ketas. Mulle meeldib drive'ida neid. Et ma olen ise siukse nuudli käega, et mulle meeldivad alastabiilsed kettad. Siis enda putter on alastabiilne, et see oli natukene üle, aga drive'ida meeldib mõnus. Eelmine oli Pördi, nüüd tuleb parri ja nüüd vaatan, mis Roland ja Risto saavad. Ohoo, 5 saavad. 2 edu 1 rajaga sulanud. Jaa, no esikohal viigis ikkagi. Jah, et... Rada 8, 110 meetrit, par 3. See allutagus on äge, see üles-alla on meeletult äge. Fun on mängida niimoodi. Siin ma olen isegi topsi visanud. Aga ma ei saanud ühte sellest. Ma sain 2, tead mille pärast või? Üllata. Olin Eesti koondises, B-koondises ja oli see leedukate ja lätlastega see Siiduuria raames oli siis see, kuidas see iganes nimetati, see mingi võistlus oli ja kuna oli paaris mäng, siis ma viskasin esimese viskuse topsi, aga siis oli see, et kui sa korvi võidad, siis on võidu eest 2 punkti ja kui jääd nagu 2 punkti jäävad viikid, saavad 1 punkti, et küll ühega sisse, aga me saime 2 punkti. Aga jäi siin päris mõnus oli visata sellise väikse maaskipiga sisse, et mul elus nagu väga palju olareid ei ole, et selline 8. Oi, mis see oli? Keta sai kinni kätte või? Jah. Nii. Siin ei tohi keegi pöörditist tundub. Ja seisud jäävad, tundub, et... Jäävad samaks, jah. Ja meil ongi jäänud 2 korvi minu arust. Tõsi, jah. Et 11. alustasime ja väga pingeline on ikkagi. Põnev. Rada 9, 81 meetrit. Iga punkt on arvel. Siin on hea korvi näha kohe ja korvi alla. Ja see kännu otsas rada minu arust. Siin tahab ikkagi jõuda päris sinna korvi lähedale, sinna platoo peale. Siis on võimalik. Sealt vist on tagant väike mingi surmaputt ka. Pigem on. Ja. Kuidas sul nende puttidega on, kui sa näed tagan ikka tühjus, et võtab õbelema või võta? Nii ja näo, ütleme. Pigem, et... Mina lepin näiteks sellega, et... Ei, nagu seal on see, et ega sa ei saa seal ju mingit suvalist viset teha, et siis kui sa viskad suvalise viske, et siis ta nii läheb mööda ja läheb sealt korvist alla, et pigem siis kas siis visata lihtsalt alla, korvi alla või minnagi nagu julgelt proovima. Mina usun seda, et see, et kas sa sealt paned täie rauaga ässa, on kellegi teise otsustada, et see on nagu saatus. Et pigem nagu ranni, vaata mis juhtub, kui läheb hästi, on tore, kui ei lähe, sa paned selle nagu nii mööda. Täpselt nii, et... Saad selle rolli või midagi, et on kehvem tunne.
kuigi nüüd on siit see vist tundub see känd ära võetud ja on pandud tundub tavaline natukene jaa, sihuke vanakoolikas. mm . aga ikkagi nagu on raske, kui sul on taga kuristik, et siis sa nagu ei, oi kui ilus . et just siitpoolt see kaamera näitab, et siis kui putid ikkagi mööda, siis oled all seal 15 peal. opa, tiidi 2 ilusti. tundub. oli 2 või? vist oli jah, et üks pärdi jälgi vist jah , et Roland ja Risto võtsid pärdi või jaa, peale seda nii , aga Risto ja Roland on liidrid praegu 1 punktiga . jah. nüüd pole midagi muud teha, kui matchida Tõnu ja Margusega ja ongi võit nende, kui kedagi tagant ei tule, et jah , paar 310 , 111 meetrit . oi, kui vasakul läks see Ristol. äkki väike mingi närv ka sees või ? ei saanud ühtegi puud. nii. oi . tule läbi sealt . tule läbi . seal on ruumi. kas me näeme ketast kuskil? ei näinud . ei näinud. Läheb puusseis, läheb vahet ei ole. nii , mis siit nüüd saab ? mulle meeldib ka tagurijoon tegelikult siin . kuigi ma tean , eeskäega peaks vist nii aga . oi , see tundub. oi , see on kaunis . mine edasi veel . ja skits ka veel. see on ringis on jah ? see on kuskil seal. 7 vist äkki oli või ? 7-8 või ? nii , Risto proovib korvi alla. aus katse , aus katse . ja nii , need on nüüd Taivo ja Markus vist . jah . hästi . kena pördi neile. ja Tõnu ja Margus on nüüd , nad lausa jah , siin 5 peal, et kui sisse panevad, siis on hopsti . nii , aga esikoht on viigis siis või ? tundub küll . et Taivo ja Markus 3. koht . kas siin mängiti ümber või ? ma arvan kindlasti ümber jah , näed , isegi Sander Sepp ja Taavi Leemet koos Taivoga . nii . ja kas meil ongi ümber mängimine ? või flipivad ketast ja . jah , kes rohkem maksab , see saab . jah , kellel sulli on ju . nii , see on siis ja teise . arvan , et nad mängivad siin vaheldumisi viset millegipärast , aga ma ei ole 100% kindel , et ei kuulnud , mis Risto ütles seal võistlust üks korraldajatest . aga me mängime vist ka siin 3. kohta , ei , see on esikoht . esikoha mängivad jah ? jaa , tundub , et siin on ai . ja see on veel ohtlik , seal vasakul on meil OB seal veel . nii , nüüd peab Roland siin kõvasti päästma . näete , OB dokid on sama sees talle . ei sõitnud . Läheb kõrgelt . no kusagil seal ringi ääred on . natuke kaugemal . ai , kaugemal . kaugemal on jah . 13 . oi . täitsa mööda . jaa , no siin ei ole pointi Siin ei ole, jah. . mille jaoks hakata ravelema onju . Jah, võta parr ja sa juba tead , et sa oled nagu ära teinud selle . tehtud ja kuld on Tõnu ja Margus omad . jah , palju õnne . suurepärane . aga sellega ongi kõik meil vist või ? no tänud sulle , Oskar , et tulid . ja tänud sulle ka ja järgmise korrani . absoluutselt . ilusad tulevad oktoobrid siis või ? jah , näeme ajal , nagu öeldakse . jah , olgu , aitäh . tšau .